Tänavu tehti projektid Kodud tuleohutuks käigus üle Eesti tuleohutumaks 425 kodu, nendest 47 Tallinnas ja Harjumaal. Projekti eesmärk on tagada tuleohutus majapidamistes, mille elanikud end ise aidata ei saa. Eeskätt lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Neile oli sellest Kodud tuleohutuks projektist väga palju abi. Ja nii palju võib tõdeda, et need kodud jäid siis ka tulest ju puutumata. Eluhoone tulekahjude peamised tekkepõhjused on hooldamata ja korrast ära kütte- ja elektriseadmete kasutamine ning rikked elektripaigaldistes ja seadmetes. Ja siis on natuke uuendatud, nii et uus ja vana koos. See on väga halb variant. Ja samuti siis ahjud, mis on üle köetud, läbi põlenud juba. Ja nad tahavad kindlasti remontimist, aga kasutatakse neid ikkagi veel. Kristiine linnaosas on 3 aasta jooksul käidud tuleohutust kontrollimas sadades kodudes ja tehtud korda ligi 100 ohtlikumat kodu. Need kodud jõuavad põhiliselt 3 kanalit pidi meieni. Kõigepealt Päästeamet teeb regulaarseid kodukülastusi ja annab teada tuleohutusalastest probleemidest. Teiseks muidugi ka Kristiine linnaosa sotsiaalhoolekande osakond annab teada probleemsematest kohtadest ja muidugi kodanikud ise on päris aktiivselt teavitama. Ja tänu selle projektile me oleme hoidnud kindlasti ära suuremaid ja väiksemaid tuleõnnetusi. Riigi panus projekti oli lõppeval aastal 600 000 eurot. Tallinn lisas sinna 313 000 eurot. Korda tehti kütte- ja elektrisüsteeme, paigaldati õhkssoojuspumpasid, gaasiseadmeid ja vingugaasiandureid. Tänu lisarahastusele jätkuvad tegevused ka järgmisel aastal.